Täna siis räägime taotluse koostamisest ja tuletan meelde, et meil on tegelikult juba see teine veebiseminar, sest et eelmisel nädalal, või tegelikult isegi kolmas sest eelmisel nädalal toimusid õpirändeprojektide nii-öelda avavebinarid siis üldharidusvaldkonnas ja ka täiskasvanuhariduse valdkonnas. Et õpirändeprojektid üldhariduses on see veebiseminar on kenasti järelvaadatav meie koduleheküljel, toimus siis 8. Seal me rääkisime läbi siis kõik tegevused, mis on reeglid, kus saada infot ja taotlemisest üldiselt. Soovitan väga, kellel pole, kes ei osalenud seal või kellel pole olnud aega veel see järgi vaadata, see kindlasti endale ette võtta, sest et taotluse vormis me ei hakka õpirände tegevusi uuesti lahti selgitama, sest see võtaks väga palju aega. Täna räägime siis taotlemisest üldiselt, meenutame mõned tähtsamad asjad eelmisest veebiseminarist, räägime hindamiskriteeriumitest, räägime väga olulisest aspektist ehk siis sidususest projektitaotluses ja räägime eesmärkide seadmisest, tulemustest, hindamistest ja siis lähme päriselt kohe taotluskeskkonda ja vaatame, kuidas see siis kõik käib. Et juba väike eelhoiatus neile, et kes teevad taotlust võib-olla teist või kolmandat korda, et siis me teeme selle täitsa otsast peale läbi, et me teeme EU kasutaja näitame ära, kus saab OID-d kontrollima, et siis võib-olla mõned minutid lähevad selle teemale, millega te olete juba kursis. Aga kordamine on tarkuse ema. Nii, soovitan alustada alati meie koduleheküljelt eagentuur.ee. Seal on olemas kenasti selline nii-öelda justkui puu või teekond, mis on väga suureks abiks taotluse esitamisel. Ta võtab kohe hästi samm-sammult ette, et mis on need järjestikused tegevused, mis on need sammud, mis tuleb läbi teha, et siis esitada enda asutuse nimel siis projektitaotlus. Me hiljem lähme ka meie koduleheküljele kenasti kohale, praegu lihtsalt on väike ülevaade. Ja taotlemisest üldiselt kordame siis üle, et lühiajaliste õpirändeprojektide kestus on 6–18 kuud. Pikemad need projektid olla ei saa ja siinkohal kindlasti peab hoidma meeles, et kuigi õpiränne ise on justkui kindel periood, mille te veedate siis välismaa partneri juures õppides, siis tegelikult projekti kestuse sisse jääb ka eeltegevused ja jätkutegevused, et kui te valite perioodi, siis tasub kindlasti meeles pidada, et 6-kuulise projekti puhul, et oleks te kindel ikka, et te jõuate kõik need tegevused ära teha, et meie soovitame ikkagi seal 12–18 kuud valida. Iga asutus saab esitada ühe projekti meetme kohta. See tähendab seda, et meie räägime, eelmine kord me seletasime lahti, mis on meetmed, aga tuletame üle, et praegu me räägime siis õpirände meetmest, ehk siis mille kood on siis K1, mis tähendab, et kui teie kool või asutus tahab teha näiteks koostööprojekti ja õpirändeprojekti, siis te võite esitada ühe taotluse koostööprojektidesse ja ühe õpirände meetmesse siis. Te ei saa teha niimoodi, et üks kool esitab näiteks kaks õpirände projekti ühes taotlusvoorus. Et see ei lähe läbi, et sellisel juhul see protsess läheb ka keerulisemaks, aga ja siis lõpuks peate valima ühega, et põhimõte on selles, et pange kõik soovitud või planeeritud õpirändet siis ühte taotlusesse. Tegevused saavad alata vahemikus 1. juuni kuni detsembri lõpp 2026. Et kui te juba teate, et teie
teil on võimalus enda õpirände tegevusi ellu viia alates näiteks novembrikuust sellel aastal, et siis te võite panna enda projekti algusajaks täitsa näiteks 1. september, et ei pea kohe 1. juuni panema. Ja lühiajaline õpirände projekt on siis koodiga KA122 ja taotlusvormus siis lisandub sinna juurde siis haridusvaldkonnale viitav kood, kas siis kool, adu, täiskõneharidus või VET. Et ka seda siis näeme veel hiljem. Taotlus esitatakse eesti keeles. Kui teie emakeel ei ole eesti keel, siis loomulikult on teil võimalus esitada taotlus ka inglise keeles, aga reeglina ikkagi ootame eestikeelset taotlusi, sest et reaalsus on see, et ikkagi enda emakeeles on taotluses võimalik panna palju täpsemalt infot kirja ja enda mõtet selgemini esitada. Ja toon siin ka välja, et taotlusvormis te näete organisatsioonide erinevaid rolle. Et oleks selge, et siis saatev organisatsioon on taotleja ehk siis teie, kes hakkab enda töötajaid või õppijaid siis saatma õpirännetele. Vastuvõttav organisatsioon on õpirände sihtkoht ehk siis nii-öelda partner, kelle juures toimub õppimine õpirändel. Ja toetav organisatsioon või siis nii-öelda ka vahendav organisatsioon on siis selline tasuline teenus. Siin tasub kindlasti nüüd mitte sega ajada seda, et see ei ole kindlasti kindlustusfirma või reisifirma või hotell, kes nii-öelda pakub teile mingit konkreetselt kas siis reisimise jaoks pakutavat teenust või majutust või kindlustus, vaid see on tavaliselt selline ettevõte, kes enamasti raha eest pakub teile võimalust otsida teie õpirändele partnereid, et siis seda tähele panna. Ja kindlasti tuletame veel kord meelde, et taotlus tuleb organisatsioonil endal esitada, et ei ole lubatud osta sisse teenust, mingit firmat, mingit asutust, kes teie eest taotluse valmis kirjutab. Tihtipeale näeme ka või kuuleme ka, et ka teised riigid on pöördunud meie asutuste poole, meie koolide poole, kus nad pakuvad siis juba valmis kirjutatud taotlust, et sellise esitamine ei ole lubatud ja me rakendame kõikide taotlustele ka kontrolli, et üldiselt sellised taotlused ka paistavad halvasti silma, et nad tuleb välja, et need on mitmes riigis eraldi justkui esitatud. Ja kõige tähtsam, et see pidulippäev, mille siis taotlusvoor lõppenuks saab, on 19. veebruar 2026 kell 1 täpselt, ei sekunditki hiljem. Nii et me tegelikult soovitame, et kui teil on vähegi võimalus, ärge jätke seda esitamist viimasele päevale isegi mitte, et alati võib olla mingisugune tehniline viga, kas või elekter läheb ära või mis iganes, et esitage see ikkagi julgelt paar päeva varem. Kui te olete ükskord juba esitanud, midagi tahate muuta, midagi tuleb järsku meelde, mingi oluline asi ei puudu, siis teil on võimalik uuesti avada ja uuesti esitada, et arvesse läheb viimane esitatud versioon. Ja siis veel üldisemalt mitte üldse vähetähtis info, aga puudutasime seda eelmine kord päris põhjalikult, aga räägime siis üle, et programmijuhend on ülitähtis. Programmijuhend ütleb teile ette reeglid ja kui te teete selle dokumendi lahti, kui te teete e-programmijuhendi lahti, siis see on tõesti tohutu suur mammut dokument, siis olen siin ka välja toonud need konkreetsed leheküljed, mis kindlat haridusvaldkonda puudutavad, et tegelikult näiteks üldharidusvaldkonnas 20 lehekülge on see kõige tähtsam info ja ma tõesti panen teile südamele, et võtke see aeg, et see läbi lugeda. Seal on tihtipeale küsimused, mis meil tulevad või ka mõnikord hilisemad probleemid on seotud sellega, et taotlejad ei ole programmijuhendit avanud, et palun tehke seda. Ja õpirändet korraldavad organisatsioonid
peavad järgima kvaliteedistandardeid, et need on eraldi toodud välja ka taotlusvormi sees, et samuti toodud välja eraldi meie koduleheküljel. Ja nagu Merike eelmine kord kenasti ka välja tõi, siis taotluses hinnatakse mitmes hindamiskriteeriumis ka horisontaalsed prioriteete. Ja siis veel kokkuvõtvalt, et mis on siis need mida peaks tegema, et siis jälgida horisontaalset prioriteete. Et mõelge läbi, kuidas te saate kaasata õpirännetele neid osalejaid, kel võib olla mingi takistus õpirändele minemaks. Et kuidas te üldse selgitate neid välja. Ja tasuks mõelda, et tasuks mõelda selle peale, et õpiränne ei oleks lihtsalt preemiareis edukatele õpilastele, vaid see päriselt oleks kasulik võimalikult laiale ringile osalejatele, inimestele ja kindlasti kaasata neid, kellel on mingi takistus, nende jaoks võib see eduelamus olla elu muutav. Kui te valite sihtkohti, vaadake, et teie sihtkohtade seas oleks ka selliseid riike, kuhu on võimalik roheliselt reisida. Et arusaadavalt on Eesti sellises asukohas, et kõik õpiränded ei saagi olla rohelised, et kui me tahame näiteks Hollandist midagi õppida ja Hollandist on palju mida õppida, siis sinna võib-olla on päris keeruline roheliselt reisida. Roheliselt ehk siis me mõtleme rongi, bussi, auto jagamisega. Nüüd on lisandus ka osaliselt laeva võimalus. Aga kui teil näiteks on üks õpiränne Hollandisse, siis võtke teine õpiränne lähiriiki, vaadake, mis on õppida meie naabritelt. Digipöörde prioriteedi osas kindlasti ootame põimitud õpirändeid, ehk siis selliseid õpirändeid, mis on võimestatud virtuaalse komponendiga, ehk näiteks enne füüsilist õpirännet algab nii-öelda ühine õppimine juba veebiteel, soovitavasti e-treeningu platvormi kaudu ja seda eriti siis rühmaviisilise õpirände puhul. Ja horisontaalse prioriteetide puhul on siis ka oluline järgida ühiseid väärtused, et see siis on otseselt seotud 4. prioriteediga osalemine. Et see nüüd käib ühised väärtused, olen seal alla ka tõmbanud ja see kehtib siis üleüldiselt kogu taotluse peale, et jälgige, et enda plaanitava tegevustega jälgiksite Euroopa Liidu ühiseid väärtuseid ja et ei teeks näiteks osalejate valikul kellelegi liiga, et te ise asutusena ei tekitaks takistusi kellelgi õpirändel osalemast. Hindamiskriteeriumid on siis järgnevad, hinnatakse asjakohasust, ehk siis kas taotleja on esitanud taotluse sisuliselt õigesse valdkonda, kas taotlus on asjakohane meetme eesmärkide osas ja kuidas on siis käsitletud kaasamise prioriteeti ja kas taotluses esineb vastuolusid väärtuste osas või kuidas on üldmulje, et kas esineb diskrimineerimist või mitte. See annab siis kokku 20 punkti. Projekti üldehituse kvaliteet on siis teine kriteerium ja see on üks kõige mahukam kriteerium. Et seal siis hinnatakse seda, kas eesmärgid vastavad teie poolt välja toodud vajadustele ja kas valitud tegevused on sobilikud nende eesmärkide saavutamiseks. Samuti hinnatakse siin projekti ülesehitsust ja kulutõhusust, et siinkohal tasub südamele panna, et teie valitud sihtkohad arvestaksid seda, et tegemist on siiski meie kõigi rahaga, avaliku rahaga, et siuksed väga kauged ookeanitagused sihtkohad, need kindlasti paistavad taotlustes silma ja need ei ole soositud, nii et tehke siis sihtkohtade valikul ratsionaalne arvutus kulutõhususe osas.
ja hinnatakse ka teises kriteeriumis keskkonnaalast prioriteeti ning digiprioriteeti. Ja kokku siis 50 punkti, mis on väga palju, et see on tegelikult pool kogu maksimumsummast, nii et tasub pingutada. Järeltegevuste kvaliteet on siis 3. hindamiskriteerium ja seal on tegelikult nii-öelda selles kriteeriumis peitub üks kõige tähtsam küsimus, mida eksperdid hindavad, ehk siis teid oodatakse kirjeldama, kuidas te plaanite õpirände tulemusi lõimida igapäevatöösse. Et me peatume sellel küsimusel ka hiljem taotluskeskkonnas, et tasub see hästi läbi mõelda. Lisaks hinnatakse siis järeltegevustes projekti juhtimist, projekti väljundite hindamist ja levitustegemisi asutuse sees ja asutusest väljapoole. Ja kindlasti siis meeles pidada, et toetuse saamiseks peab ülendama lävendi ja lävend on 60 punkti 100-st, aga mitte ainult. Tähtis on ka siin see, et te peate saama vähemalt 50% igas hindamiskriteeriumis. See tähendab, et te peate saama vähemalt 10 punkti asjakohasuses, 25 projekti ülesehituses ja järeltegevuste kvaliteedis. Ja tegelikult kõik need kokku peavad andma teile vähemalt 60 punkti. Et kui te saate 70 punkti kokku näiteks, aga projekti ülesehituse kvaliteet ehk siis teine kriteerium on näiteks 24 punkti, et siis te kahjuks lävendit ei ületa. Ja siin kogemus ütleb niimoodi, et kahjuks on niimoodi, et kõik lävendi ületanud projektid ei saa automaatselt positiivse vastuse, sellepärast, et taotluste hulk on alati suurem, kui meil raha jagada on. Nii et keskmiselt on see olnud kuskil 75 punkti umbes. Siia-sinna oleneb aastast, oleneb taotlejate arvust. Nii. Ja räägime siis sidususest. Sidusus on väga oluline, et kuidas siis on need erinevad osad taotlus omavahel seotud ja kuidas üldse nagu mõtestada seda taotluse, kuidas mõtestada enda taotlust, enne kui isegi taotlust avada. Et kõik algab vajadusest. Teie asutusel on mingi vajadus, mida loodetavasti siis Erasmus õpirände projekt saab aidata siis lahendada, paremaks muuta. Vajadusest lähtuvalt tuleb teil seada eesmärgid. Ja eesmärgid viivad tulemusteni. Ma olen eraldi siin välja toodud õpirände tegevused, sest see on õpirände meede ja te peate hästi läbi mõtlema, et kui teil on valitud välja eesmärgid, siis millised on need õpirände tegevused, mis aitavad neid eesmärke täita. Ja iga õpirände tegevusel on eraldi mingi tulemus, õpiväljundid siis või mingi otsene tulemus. Ja nüüd need tulemused tuleb lõimida asutus igapäevatöösse, mis on siis nagu kokkuvõtvalt öeldudki järel- ja levitustegevused. Kui teha lihtsalt õpirändeid ja sellele ei järgne lõimumine, ei järgne levitus asutuse sees, õppeprotsessi rakendamine, siis tegelikult see tulemus jääbki indiviidi tasemele. Aga te olite alguses pannud ju paika enda asutuse vajaduse. Nii et siin tuleb hästi mõelda, et kuidas see, mis õpirändel õpiti, mida õpirändel kogetu, kuidas seda nüüd võimestada enda asutuses.
mis on need tegevused, mis aitavad seda kogemust nüüd igapäevaseks harjumuseks või nii-öelda igapäevaseks tegevuseks või traditsiooniks asutuses muuta. Ja kui nende peale on mõeldud, need on paika pandud, ellu viidud, siis tegelikult avaldub ka projekti tulemus, projekti laiem mõju. Ja siin on ka siis kontrollküsimus, et kui te olete enda jaoks kaardistanud ära, et mis võiks olla selle projekti tulemus, laiem mõju, et korra kontrollida üle, et kas see vastas sellele vajadusele, mida te justkui, mis te kaardistasite ja mis te leidsite. Et kui ei vastanud täpselt, siis tasub see ring uuesti järgi teha, uuesti nagu üle teha, täpsustada, kalibreerida, et see kõik tunduks loogiline. Ja taotlusvormis näeb siis vajadused eesmärgid välja selliselt, et teil palutakse küsida, mis on teie asutuse kõige olulisemad suuremad väljakutsed ja siis palutakse selgitada, et kuidas on siis konkreetne eesmärk seotud selle vajaduse ja väljakutsega. Need on väga olulised kohad taotlusvormis. Tegevused on seotud kenasti eesmärkidega samuti, et seal taotlusvormis palutakse kirjeldada õpirannete sisu ja seda, mida osalejad õpivad ja veel seda ka, et kuidas need tegevused siis panustavad teie poolt välja toodud eesmärkide saavutamisesse. Järeltegevuste mõjus on siis oluline küsimus, et kuidas te kavatsete lõimida need tulemused, need kogemused, need teadmised asutusse ja kuidas te jagate need asutuse sees ja kuidas te jagate neid teiste organisatsioonidega ja laiemalt avalikkusele. Suur osa projekti taotluses sõltub väga teie sõnastatud eesmärkidest. Eesmärkide seadmine on väga oluline ja me oleme siin enda kolleegidega proovinud ka võimalikult lihtsalt seletada lahti, et kuidas siis neid eesmärke hästi seada. Et nagu ka varasemalt oleme maininud, siis me soovitame kasutada eesmärkide seadmisel SMART-mudelit. Et neid mudeleid on tegelikult erinevaid ringi käimas, aga meile tundub, et taotlusvormi arvestades siis SMART sobitab sinna kõige paremini. Ja me oleme värskelt loonud agentuuri poolt ka eesmärkide abiks ühed lühivideod, neid on 6 tükki ja nagu te näete, need kestavad seal 1-2, peaaegu 3 minutit. Et ma palun ja ma tõesti ütlen, et see on teile heaks abiks, kui te need mõned minutit aega leiate, et nendega tutvuda. Et ma tegelikult kasutan siingi head võimalust ja kasutan ühte videot, et tutvustada teile 4 võtmereeglit eesmärkide seadmisel. Nii, üks moment, ma kohe vahetan vaadet. Nii, kohe. Enne kui taotlust kirjutama hakkate, vaatame üle mõned levinud vead ja võtame eesmärkide seadmise näpunäited lühidalt kokku. Üks suurimaid vigu on liiga üldised ja mõõdetamatud eesmärgid või lihtsalt arengukava kopeerimine. Näiteks tõsta õppijate motivatsiooni või muuta õppekeskkond innovaatilisemaks. Need sihid on iseenesest kenad ning võivad olla kooli suured eesmärgid, ent Erasmuse taotlusest tuleb need eesmärkidena panna konkreetsesse ja mõõdetavasse vormi. Ehk siis, kas me saame eeldada, et kõikide õppijate motivatsioon tänu Erasmus+ õpirändele tõuseb, kui sellest saab osa võtta vaid teatud hulk õpilasi?
on see üldse realistlik eesmärk. Et siit edasi liikuda, võtame veel kord kokku 4 eduka eesmärgi seadmise ja ellukutsumise võtmereeglit. Moodusta meeskond ja kaasa võimalusel partnereid. Alusta oma asutuse reaalsetest vajadustest ja arengukavast. Püstita selge eesmärk. Muuda see SMART-mudeli abil konkreetseks ja mõõdetavaks. Seo eesmärk, tegevused ja tulemused loogiliseks tervikuks. Lõpetuseks. Erasmus Plus on suurepärane vahend, mis aitab asutusel liikuda eesmärkide poole ning muuta need reaalselt saavutatavateks. Õpiränded annavad võimaluse areneda ja kasvada. Soovime teile inspiratsiooni ja julgust unistuste projekti loomisel. Nii. See oli siis viimane video, et siis enne seda siis videot räägivad ka lahti täpselt, mis on SMART, millest see koosneb ja tegelikult me toome ühes selles videos ka tegelikult reaalse näite, et mis võiks siis olla üks konkreetne eesmärk haridusvaldkonnas. Nii, nüüd ma lähen tagasi oma esitluse peale üks moment. Nii just. Eesmärgid peavad olema, eesmärkide puhul me ootame siis konkreetsust, mitte loosungeid. Need peavad olema sisukad ja eesmärkidena ei ole hea kirjeldatud tegevusi, vaid me ootame konkreetset tulemust. Ja samamoodi on seda tegelikult ilusasti sõnastanud ka taotlusvorm ise, mis ütleb, et teie eesmärgid peaks olema konkreetsed, realistlikud ja tooma tegelikku kasu teie organisatsioonile ja selle õppijatele. Et meie eksperdid näevad üsna tihti eesmärkidena millegi arendamist, parendamist, aga igasuguse parendamise puhul tekib alati probleem selle mõõdetavuses, et kuidas saab mõõta, et nüüd on areng toimunud, et see on hästi kriitiline küsimus, et sellepärast tasub see areng ja parandamine võtta SMART-mudeli näitel konkreetsemaks ja täitsa mõelda konkreetselt, mida te tahate saavutada. Taotlusvormis on lubatud kuni 5 eesmärki, et ma ütleks niimoodi, et kui teil on ühes taotluses palutud kogu info panna ja teil on tõesti seal sees näiteks plaanitud õpiränded töötajatele, õpiränded õppijatele, siis üldhariduskoolide puhul õpilastele ja näiteks ka võib-olla mingi selline veel eraldi organisatsiooniline eesmärk, siis tasub need eraldi eesmärkideks panna, et siis on selge arusaadav, mis eesmärk, kes on see sihtgrupp, mis on see teine eesmärk, et kindlasti ei pea üldse võtma eesmärgiks täita need 5 eesmärki ära. Aga siiski näeme üsna tihti, et ühe eesmärgina sõnastatud näiteks soovime teha seda, soovime teha seda, hoopis midagi teist, seda teist, et lööge nad võimalikult täpseks ja kui on vaja, siis pange rohkem kui üks eesmärk, aga et oleks selge, et kellele see suunatud on ja mis selle sisu siis oleks. Nii. Jah, siin veel olen toonud välja veel eraldi veel punasena meie taotlustähtaja, et see oleks ikka kindel. Ja kindlasti tasuks veel tähele panna seda, et korra vaadata enda taotlusele selle pilguga otsa, et kas see maksumus ja mõju on nagu, kuidas öelda, kenasti kaalul, nagu tasakaalus, jah. Kas nad on tasakaalus? Et te ei saa ise valida enda projekti eelarvet, et kui te hakkate sisestama tegevusi, siis seal automaatselt tekivad sinna ühikupõhine eelarve taha ja lõppkokkuvõttes vaadata siis üle, et kas see raha, kas see avalik raha, mida te kasutate, et kas see omab nii suurt mõju nagu see rahaliselt ka nagu
on. Mõte on selles, et jah, vaadata korraks nagu ise võõra pilguga üle, et kas see kõik on tasakaalus. Eelarve peab olema vastavuses taotluses sõnalise osaga, et seal ei tekiks mingisuguseid segadusi. Kindlasti, kui te valite, kui te näete, et teil on vajalik teha ettevalmistavaid kohtumisi, siis see tuleb taotluses põhjendada. Keelekasutus selge, teksti mahu osas peate jälle leidma seda tasakaalu, et tekst olgu sisuline, andku infot edasi, aga samas peab järgima ka seda, et kui te näiteks koostate tekstid väljaspool taotluskeskkonda ja siis lihtsalt kopeerite selle taotlusesse, et siis jälgida kindlasti, et kõik need lõpud oleks ka, sest mõne lahtri puhul on tähemärkide piirang, et oleme näinud, et taotleja tekst justkui lõpeb poole lause pealt ära, et see võib olla see küsimus, et alati kontrollida. Ja siis originaalsisu. Ja tulemused hindamise osas siis kindlasti tähelepanu pöörata õpiväljunditele, et need siis mõelda läbi, et kuidas need seada, kuidas neid hinnata, kes neid hindab, millal, kus, mismoodi. Ja läbi mõelda järeltegevused, et kuidas siis need tõesti asutuses mõju avaldaksid. Ja projekti tulemus, et kuidas te, see on alati hea kontrollküsimus, et kuidas te teate, et teie eesmärk on täidetud? Et see peab olema midagi, mida te saate öelda, et kui see asi on juhtunud, kui need asjad on, mingid mõõdikud on saavutatud, siis on teie eesmärk täidetud. Et lõppkokkuvõttes ei saa lihtsalt öelda, et mulle tundub, et mingi asi on paremaks läinud, vaid on vaja öelda, et mille põhjal te ütlete, et mingi asi on paremaks läinud, mingi eesmärk on saavutatud. Ja toon siinkord välja meie tiimi, et Merike, mina ja Riin tegeleme siis üldharidusega, Riin tegeleb ka veel täiskasvanuharidusega. Merike Sanglep tegeleb kutseharidusega, Asse täiskasvanuharidusega ja meie toredat tiimi juhib Kerli. Nii et kui teil on juba agentuuris näiteks varasemalt kontakt kellegagi näiteks te olete juba esitanud taotluse ja teil ongi käesolev projekt, siis võite julgelt võtta enda olemasoleva kontaktiga ühendust, et saada nõu, küsida küsimusi. Kui te olete täitsa uus, esimest korda teete taotlust, siis võtke julgelt minu, Merikese või Riinuga ühendust. Meie kontaktid on kenasti olemas ka koduleheküljel, et saame siis teile sellel teekonnal abiks olla. Me pigem ei tee nii-öelda taotluste eelhindamist, et me eriti vahetult enne taotlus tähtaega me seda ei tee, aga kui teil on taotlus peaaegu valmis, aga ta pole kindel, kas näiteks eesmärgid või mingi osa vajaks veel täpsustamist või mitte, et siis te võite alati meie poole pöörduda, et saame selle osas vastavalt oma võimekusele abiks olla, aga kindlasti siis mitte paar päeva enne, ütleme 1-2 päeva enne taotlustähtaega, et siis on pöördujaid palju ja pigem aitame tehnilise poole pealt. Aga minu poolt siis praegu aitäh ja tegelikult ma panen istuse kinni ja me liigume taotluskeskkonda ja siis teeme selle toreda teekonna läbi, et kuidas siis üks taotlus välja näeb, kus seda leiab ja kuidas siis nende küsimustele vastata. Nii kaua, kui ma vahetan seda, siis ma võin juba ette ruttavalt öelda ka, et kui see salvestus ära lõpeb ja siis me koondame materjalid kokku ja me saadame teile hiljem ka selle salvestuse ja salvestusega koos ma lisan ka kommenteeritud taotlusvormi ehk siis
nii-öelda sellise taotlusvormi, kus on siis pandud natukene rohkem küsimusi või mis aidaksid teil see vastust paremini koostada. Et see meil siin praegu töö käigus valmib ja siis, ja siis me lisame selle juurde, et see saab teile abiks olla kenasti. Nii. Nii, ma vaatan, kas ma hetkel te näete. Nii, üks moment, ma vaatan, midagi on praegu valesti läinud. Nii, ma lõpetan korraks jagamise. Nii, teeme uue katse. Nii, ma loodan, et nüüd te näete kenasti meie kodulehekülge. Merike noogutab, kui näeb. Jah, okei, väga hea. Tegin kõigepealt lahti meie kodulehekülje, sest et siit on kõige mugavam alustada. Nagu ma ütlesin, siis on olemas tore puu, mis juhatab meid kenasti taotlusvormi juurde. Selleks saame paremalt ülevalt menüü, vasakult projekti tegijale, õpiränne, võtame siis praegu üldhariduse, kerime allpoole. Siin on olemas kenasti toodud välja programmijuhendile otsaviide, taotluskeskkond, kvaliteedistandardid, aga kui me kerime natukene allapoole, siis on veel siin veel aluspõhimõtted, täpsustus, kes saab esitada taotluse, õpirände riigid, tegevused. Ja jõuame sellise toreda puuni, kus on siis toodud välja kõik sammud, kuidas siis hakata taotlust esitama. Ja alustame täitsa algusest. Alustame siis, võtame praegu sellise rolli, et mul ei ole isegi EU-loginni, ma pole kunagi taotlusvormi näinud ja teeme selle üsna kiiresti läbi, et kellel see juba tuttav, siis paari minutiga oleme tagasi taotluskeskkonnas. EU-loginni puhul siis tuleb teil teha enda kasutaja, millega siis saate täita siin informatsiooni kõik ära. Ja tegelikult nii lihtne see ongi. Ma hakkasin seda täitsa uut looma, siis panete create account'i. Kellel on juba kunagi olnud EU-login, siis ta võib öelda teile, et selle kasutaja nimega on juba loodud. Siis on teil võimalus kohe, ta pakub siin keskel kohe varianti, et te saate oma salasõna saate taastada. Sellisel juhul saadetakse teile meili peale link, millele tuleb üsna kiiresti reageerida, mis siis võimaldab teile panna uue salasõna ja saata siis vana kasutajaga sisse. Tasub tähele panna, et see link võib sattuda teie meiliboksis rämpsposti. See on üsna tavaline, et siis kindlasti vaadake rämpsposti ja siis saate selle kenasti taastada. Nii, ma panen hetkel selle kinni. Ja tuli meelde veel see info, et kui te hakkate enda asutusele tegema EU-loginni, siis tegelikult tasuks teha see EU-login võimalikult mitte võimalikult, aga pigem üldmeili peale. Selle mõttega, et kui teie peaksite näiteks enda karjääris kuhugi edasi liikuma, et siis see kasutaja jääb ja need esitatud taotlused ja kogu see sissepääs jääb koolile siiski alles, et näiteks äkki info@kool.ee või mis iganes teil on, et see oleks hea variant. Sest et muidu lihtsalt on see, et kui see on väga personaalne, siis inimese lahkumisel kaob ka ligipääs selle esitatud taotlustele. Nii, EU-login on meil nüüd olemas. Nüüd me peaksime vaatama, et kas meil on vaja enda asutust registreerida siia või on meie asutus juba registreeritud. Ja registreerimiskoodi puhul siis kasutame sellist lühinimetust nagu OID-kood. Et kindlasti tasub üle kontrollida, et kui te ei kontrolli, hakkate lihtsalt OID-koodi lisama, siis see tekitab nii teile kui ka meile väga palju pahandust. Et selle jaoks saate minna kontrollima. Siin on kenasti olemas, vaata, nii ma login siia sisse. Nii,
ja tekib võimalus kontrollida, kas minu asutus on olemas. Et saate siis enda kooli nime, mina panen siia ühe testkasutaja, kes meil on siin loodud ja vaatan, kas ma leian sellise asutusse üle nagu Kalapea OÜ. Täitsa olemas, mis tähendab, et seda asutust, ütleme, et see on näiteks erakoolipidaja, seda ei pea uuesti registreerima, sest nagu te näete, siin on olemas Organization ID, ehk siis seda koodi on mul vaja, selle ma igaks juhuks kopeerin endale ära. Et siis teate, et seda ma kindlasti ei registreeri. Kui nüüd otsite ja ei leia enda asutust kuidagi siit nimekirjast ja teate ka, et teie asutus pole mitte kunagi Erasmus projekti veel teinud, siis teil on võimalus enda asutus registreerida. Selle jaoks vasakult menüüst vajutate registreerimine ja siis see süsteem ise pakub veel igaks juhuks võimaluse kontrollida, kas teil on või ei ole. Ma panen siia näiteks teise testkasutaja, näitab, et ei leidnud ja siis saate uue registreerida. Nii avaneb siuke võimalus registreerida. Saate kõik info ära täita. Kindlasti palume täita info mitte caps lockiga, et pange enda kooli ametlik nimi, nii nagu ta on äriregistris registreeritud. Täidate info ära. Kui te täidate järjest info ära, siis siin on praegu X-id, siis need lähevad kenasti roheliseks ja saate siin kõik ära täita. Just. Ja siis saate panna submit ja siis on teil siis on te asutus registreeritud. Te näete enda asutuse kõrval sellist oranži märget nagu waiting for validation. Kui ma mäletan õigesti, siis see on okei. Igal juhul, kui te olete registreerinud ära, siis te saate taotlust esitada kenasti. Et siis hilisemas faasis, kui saate juba positiivse taotlusotsused, siis valideeritakse teie asutus ära meie süsteemis ja siis selle jaoks on juba eraldi protseduur, siis võetakse teiega ühendust. Nii, aga lähme tagasi koduleheküljele. Nüüd on meil olemas OID kood kenasti ja me oleme valmis taotluskeskkonda minema ja sedagi teeme. Nii. Nagu te näete, on minu taotluskeskkond kenasti eestikeelne ja seda sellepärast ma olen siit ülevalt paremalt valinud eesti keele. Et võib-olla nii, et kui te esimest korda lähete sisse, siis ta on standardine inglis keeles. Et siis valige kenasti eesti keel, et siis on teil enamus teksti kenasti eesti keeles. Siin on nüüd väga tihe valik erinevaid taotlusvorme. Nagu ma selgitasin, siis lühene õpirände projekt on koodiga KA122. Siin on 121, järelikult see ei ole mulle, kerin allapoole. Ja siin on olemas KA122 kuul. Kõrval näete 122 VT ehk siis kutseharidus ja üleval täiskasvanu on haridus. Praegu valin siis üldhariduse. Näete kenasti 35 päeva tähtajani ja siin on ka taotlustähtaeg. Ja siin on peab tähele panema, et see on Brüsseli aeg, et meie mõttes on siis kell 1. Ja taotlust koostama. Nii. Just. Ja selline ta ongi. Nii. Siin on tasub tekstiga tutvuda. Mina olen seda teinud juba. Panen hetkel selle kinni. Ma kõigepealt vaatame ära, et kuidas seda vaadet kõige paremaks teha. Et siis siin saab erinevaid välju sulgeda ja avada. Aga mina soovitan seda võimalikult avaraks seda vaadet teha, et te saaksite võimalikult normaalsest seda infot panna, seda neid lahtrid ja täitmiskohti on üsna palju. Siit vasakult avaneb veel menüü, mis minul praegu mingil põhjusel ei avane. Siin saab vaadata siis, kui teil on varasemalt
taotlusi, siis My Application on siin kenasti olemas, saate näha, mis te näiteks eelmisel aastal kirjutasite, esitasite, kui teil oli see. Ja siin saab sisumenüü ära peita, aga mina jätan selle praegu alles, et siis teil on ülevaade. Ja sisumenüü tasub ka sellepärast jätta alles, vähemalt ajutiselt, et see annab hea ülevaate sellele, mis osad teil on tehtud või mitte. Seda selles mõttes, et kui te näete, siin on ka praegu punased ristid ees, siis kui te hakkate järjest infot täitma, siis need osad, mis on täidetud, mis on nõuete kohaselt täidetud, muutuvad roheliseks. Ma korraks näitan siin ühte teist akent. Näiteks mul on siin juba üks Merike, kas aken muutus kenasti? Küsin üle. Ja, et siis siin on mul pooleli tehtud taotlus, siin näete, et siin on kenasti näiteks taotluse üldandmed on tehtud, nendega on korras, aga midagi on puudu osaletusorganisatsioonides ja see annab hea ülevaate, et mis mul on veel kuskil puudu. Et kui on punane, siis järelikult on mingi tärniga asi vastamata jäänud või on mingisugune viga sees. Ja siit tasubki siis otsast peale hakata ülevalt minema. Et ma teen vahelduseks lahti teise poolde täidetud taotlusvormi, sest sinna ma olen pannud mõned lisakommentaarid, et siis näete. Taotluse üldandmetesse siis projekti illustreeriv pealkiri, et sellega ei tasu liiga enda pead vaevata, et panna lühike konkreetne pealkiri, et ainult pealkirjast ei sõltu teie projekti esitluse pealkirja me tegelikult ei hinda, nii et meil aeg-ajalt ikka helistatakse, et me ei suuda pealkirja välja mõelda, et see on pange midagi lihtsat ja konkreetset. Siis inglise keeles ongi see koht, kus saate siis projekti alguskuupäeva valida. Et kui ma teen tõesti, et ma saan alles novembrikuus ütleme õpirände tegevusi teha, siis ma võin panna sellega täitsa näiteks 1. septembril algavad minu tegevused. Siin on vaja siis valida projekti kestus, et tõesti 6-18 kuuni on variant, aga siis valida hoolikalt selle järgi see aeg, et mis on see ratsionaalne aeg, mille te jõuate päris kõik tegevused, eeltegevused, planeerida õpirännet ja siis ka järeltegevused, lõimumine asutuse töösse, et mis on see aeg, mille te saate selle projektiga siis tegeleda või selle ellu viia. Mina valiksin praegu 18 kuud, ma planeerin teha mitmeid tegevusi. Siin on vaja valida riiklik agentuur, et siin on see muidu tühi, et siia see valik tuleb kindlasti kohe ära teha, sellepärast, et kui te valite riikliku agentuuri siia ära, siis ilmub see taotlus meile nähtavaks. Nii et kui teil on küsimus selle kohta, kirjutate meile, siis me kohe näeme. Kui te siia ei vali riikliku agentuuri, siis me kahjuks ei näe seda. Nii et mina kirjutan siia praegu EE ja siis näete, et Eestis on EE01 Haridus- ja Noorteamet ja valin ka täitmise keele, valin Eesti. Nii. Just. Panen siia täidan ära, et me saaksime näidata, kuidas ta roheliseks läheb. Nii, nüüd peaks olema mul see tehtud. Nii, ja projekti kestus mingil põhjusel. Nii, ja nagu nägite, muutus kõik kenasti roheliseks, mis tähendab, et see osa taotlusest on kenasti tehtud. Järgmine samm on valida siis taotlev organisatsioon. Nagu me rääkisime, siis taotlev organisatsioon on siis see, kes siis teie olete. Ja siin on nüüd vaja see OID kood leida. Siin on ka võimalik otsida siis automaatselt juba taotlusvormi, siis kui ta oleks meelest, et mis mul see OID kood oli, et siis leida. Minul on see kenasti kopeeritud, panen siia ja see info tuleb eeltäidetuna juba siia. Ja nüüd küsitakse selle kohta, et kas minu organisatsioon, kas minu kool, minu asutus plaanib teha koostööd teisi toetavate organisatsioonidega, kes ei võõrusta osalejad, kui ta aitavad tegevuste elluviimisel. Siin ei mõelda siis, veel kord, siin ei mõelda siis mitte reisibürood ega hotelli ega kindlustusfirmasid, vaid siin mõeldakse neid, kes näiteks otsivad minu õpirännatele partnereid neid tasu eest või ei teagi, mis nad veel oskavad välja pakkuda.
et siin juhul kindlasti tasub teada, et kui tulevad sellised huvitavad pakkumised, et siis te peate olema teadlikud, et kõiki te ei saa enda projektiga seotud sisulisi tegevusi neile edasi anda, et just. Ma valin praegu hetkel jah, sellepärast, et teha see vorm läbi, et kui ma tõesti, mul on mingi firma, kes plaanib otsida mulle partnerid, et ma saaksin õpetajate töö varjutamist läbi viia, siis ma pean selle siia kirja panema. Et sellist varianti, et mul tegelikult on firma, aga ma kirja pana ei ole, et see läheb lepinguse sisse. Siis siin räägitakse veel täpsemalt üle, lugege see läbi, mis on nende definitsioon täpsemalt, et kui ma olen otsustanud valida sellise teenusepakkuja, siis ma pean tegelikult hästi ka põhjendama seda, et miks ma seda ise teha või miks on nemad selles ülesannete täitmise nagu paremad, et miks ma valisin neid. Ja siis me peab arvestama, et me hindame seda, et kui me hindame, et see võib ohustada, selle teenuse kasutamine võib ohustada seda projekti, seda elluviidavaid tegevusi, siis me võime ka öelda, et me lükkame selle nagu tagasi, selle toetava organisatsiooni kasutamise, et me ei ole sellega nõus. Siin siis on eraldi küsimused selle kohta, et mis ülesandeid nad hakkavad teie projektis tegema. Siin on valik täitsa. Siin on inglise keeles, aga siin on jah mõned valikud ja miks te vajate nende abi. Ja siin tuleb kinnitada, et ma olen sellest kõigest aru saanud, ma olen teadlik, mis see kaasa toob, et mis vastutus see on. Ja just. Ja ma ka nõustun, et kui reeglid ei ole jälgitud, mis siin üleval kirjas, et siis võidakse minu projekt lõpetada, toetust vähendada. Nii. Aga siiski ütleme nii, et me üldiselt näeme neid väga vähe, sest et meie koolid on ja meie asutus on väga tublid, leidma ise partnereid ja ise leitud partnereid on alati kindlamad, võivad olla kindlamad kui kellegi asutuse vahendatud. Nii et ma panen hetkel siia ei. Nii. Nagu ma näen, siis praegu on mingil põhjusel ma ei saa justkui seda roheliseks ja kui ma olen allapoole, siis ta tuleb kenasti välja, et mul ei ole praegu lisatud seotud isikuid. Seega ma pean lisama siia 2 isikut, kes on selle asutusega seotud, siis üldiselt on see direktor ja siis koordinaator. Kui teil on direktor, koordinaator, raamatupidaja kõik ühes isikus, siis ikkagi leidke see teine inimene asutusest, kes see kirja panna, sellepärast, et meil peab olema varuvariante teie asutusega ühendust võtta. Nii, ikka natuke teist taotlusvormi. Siin järgmisena ma pean siis kirjeldama tausta, et ma ei saa hetkel neid valida, sest minu valitud näidis taotleja on enda taotlemisel valinud teised valikud, aga siin tegelikult, kui te panete, kui te registreerite enda kooli, siis tuleb siin kõik õiged lahtrid juba, tuleb kenasti juba täidetuna. Siis te peate valima, mis on teie organisatsiooni tüüp, valisin põhikooli. Millised on teie peamised tegevused, millist õpet teie asutus pakub? Et siin me näeme tihtipeale hästi lühikesi vastuseid. Aga palun avage enda kooli. Teie töötate enda koolis, te tunnete enda kooli, aga taotlust hindavad eksperdid ei pruugi teie kooliga või asutusega üldse tutvunud olla. Nii et kirjutage lahti natuke laiemalt, et mis on need võib-olla erinevad suunad, mis teie koolis on. Et kõik see hea info annab luua hea ülevaatliku kirjelduse teie kohta. Just. Ja kui teie asutus tegeleb eraldi ühes asutuses siis 2 haridusvaldkonnaga, siis ka tuua välja, et millise valdkondaga on siis see taotlus seotud konkreetselt. Siin siis palutakse kirjeldada õppijaid,
mis on vanused, profiilid, et tihti on ju kool ja tihtipeale on ka niimoodi, et on näiteks koolid, lasteajad koos või siis on erinevad kooslused, näiteks kutseõppe või üldharidus koos, et siis igal juhul tasub kõik see nagu kenasti ära kirjeldada. Ja siin palutakse ka mainida, et kas te töötate vähemate võimaluste osalejatega ja kuidas te seda teete. Organisatsiooni kogemus, õppijate arv, siin on kirjas õppijate arv, aga kindlasti siis meeles pidada, et siin mõeldakse üldharidusvaldkonnas õpilaste arvu, et need töötajad, kes tahavad välismaal õppimine, need ei ole õppijad, need on ikkagi haridustöötajad. Ja mitteõpetavate haridustöötajate all mõeldakse siis neid töötajaid, kes ise ei õpeta. Näiteks direktor, seal olid logopeed äkki, psühholoog, et kõik need see siis numbriliselt kirja panna. See lahter, varasemates projekti osalemine täitub ise selle põhjal, kas te olete varem esitanud projekte või mitte ja siin te saate seda siis kommenteerida, et kuidas teil läks, mida õppisite, mis oli selle mõju, kui te soovite. Et kõik need täidetud lahtrid, need me saadame siis pärast veebiseminari, siis kommenteeritud taotlusvormis on kõik need kenasti olemas, et siis saate sealt lugeda juurde. Ja siis on väga tähtis küsimus, et mis on teie asutuse kõige tähtsamad vajadused, väljakutsed, kuidas te saaksite oma organisatsiooni parandada ja tooge konkreetseid näiteid. Siin on mul toodud siis ka palju lisaküsimusi, mis aitaksid seda sõnastada ja õigesti suunata. Ja vastavalt sellele on siis teil võimalik siit nupust lisada eesmärke. Nagu ma ütlesin, eesmärke saab lisada kuni 5, meil on siin hetkel 1 praegu lahti. Mida soovite saavutada? Et nagu me ütlesime, siis mitte loosung, mitte umbpärane arenemine, osalemine, toetamine, vaid konkreetselt siis, mida te soovite saavutada. Siis kuidas on see siis seotud eeltoodud väljakutse vajadustega ja kuidas te plaanite hinnata, et eesmärk on saavutatud. Siin tasub ka mõelda, et mis on need väikesed sammud, mis on need verstapostid, mis aitavad hinnata, et eesmärkide poole liiguta, et tasub see kõik läbi mõelda. Ja siin on siis vaja ka valida, mis teemad on need, mis te enda projektis, millele enda projektis keskendute. Vabandust, mingi heli läks sisse. Siin on palju valikuid, saate ise võtta. Ja nüüd läheme tegevuste juurde. Tegevused ma teen siit korraks läbi. Nii. Tegevusi on siis mul praegu, nagu näete, mul pole mitte ühtegi. Nii, just. Ja siit ma saan siis lisada tegevusi. Nii, ma näiteks panen, võtan töövarjutamine. Nii. Töövarjutamine just. Siin oli üks. Nii, vaata, kuidas ma saan seda teha. Just, tekib töövarjutamine siia alla. Siis ma saan valida, kuhu riike ma lähen. Et teeme näiteks nii, et ma soovin minna Leetu, sest Leedus soovin õppida kaasavat haridust. 2 õpetajat plaanin saata. Kestuspäevades. Kindlasti hästi tähtis on see, et saaksite aru, et kestuspäevades on see sisuline õppimine. Kui ma tahan minna niimoodi kohale, et ma näiteks pühapäeval reisin, pühapäeval sõidan kohale, esmaspäeval saabun kooli, toimub töövarjutamine kuni reedeni, reedese päeva töövarjutan seal ja laupäeval sõidan tagasi, siis õpirände kestus on 5 päeva, ehk siis esmaspäev kuni reede. Ja siin aitavad ka need lisateabe küsimused, kus saate siis, kui jääb segaseks, teete lahti, siis saate täpsustava info veel siit. Saatvad isikud on need siis, kes on vajalikud esiteks
õpilaste õpirannete puhul on muidugi oluline, et täiskasvanud oleksid juures, aga näiteks töövarjutuse puhul mõeldakse siin, et kui näiteks mul on üks õpetaja, kes vajab eraldi tuge liikumisele, siis tema peaks võtma kaasa enda nagu lisa inimese selle jaoks, siis ma paneksin selle siia kirja. Praegu ma panen siia 1. Nii, kas mul on nende 2 õpetaja seas on vähemate võimaluste osaleja? Ma võin siin hästi läbi mõelda, et kuidas ma selgitan välja, kas nendest 2 kas keegi nendest õpetajatest on takistusega või kui ma veel pole valinud, et siis kui ma näiteks võtan endale eesmärgiks, et ma valin ühe ütleme, see on õpilaste grupi puhul natuke lihtsam, aga näiteks, et kui ma valin, et ma teen õpirännet mingi konkreetse arvu inimestele, et ma teeks nii, et seal oleks vähemalt üks näiteks õpilane kaasas või oleks kaasatud kindlasti ka nii-öelda vähemate võimaluste gruppi kuuluv inimene. Panen praegu siia 1. Ja nüüd on küsimus, kas minu õpiränne on põimitud, ehk siis kas põimitud õpiränne tähendab seda, et see õppimine algab juba enne füüsilist õpirännet virtuaalsel teel. Praeguse kuul ma võin mõelda, et õpetajad kohtuvad juba veebi teel, saavad üksteisega tuttavaks, jagavad üksteise kooli kohta üldinfot, räägivad läbi, kuidas see toimub, võib-olla õpetaja, kes on mentoriks töövarjutajale juba räägib ära enda töö põhimõtted, et see on sisuline õppimine, siis sellisel juhul toimub põimitud õpiränne. Ja kas nende osalejad sees on mitteõpetavaid haridustöötajaid, praegu ma panen, et ei ole. Muidu ma paneksin see näiteks 1, kui näiteks üks osalejatest on direktor. Nii, siis ma liigun siit järjest edasi. Kirjeldage tegevuste sisu ja osalejate profiili. Ma võtan korraks siia, et näidata siit, mis on need küsimused. Et siin on siis see, et keda me plaanime õpirendele saata ja mis on see sisu, mida me tahame seal koha peal teha. Ja kui teil näiteks on plaanis teha ka ettevalmistav visiit, siis see on sobiv koht, kuhu kirjutada selle kohta info, et miks te teete, miks te arvate, et see on vajalik, et tasub teada, et kui ettevalmistav visiit ei ole põhjendatud, siis tegelikult see eksperdid võivad selle maha võtta, sest see peab olema selgitatud ja siin on see hea koht. Siin on vaja kirjeldada õpiväljendeid eeldatavaid, et mida siis plaanitakse õppida õpirändel ja siin me oleme kandnud ka lisaküsimused selle kohta, et mis aitaksid ja tegelikult ma olen lisanud siia ka Sirje Rekkori ühe hea, see oli vist esitlus just, mis ta Erasmus programmi jaoks tegi, kus on siis võimalik natuke õppida selle kohta, kuidas neid õpiväljendeid seada ja hinnata ja tunnustada. Et selle saate siis kommenteeritud taotlusvormis. Ja siis kindlasti väga konkreetselt panna paika, kes hindab õpiväljenduste saavutuses, millal, kuidas, mis meetoditega ja mis on need kriteeriumid, milline on hindamise korraldus, et see tasub läbi mõelda juba ennem. Et tihtipeale siin me saame hästi üldiseid vastuseid, et siin see Sirje Rekkori materjal on väga tuleb kasuks. Millise eesmärgiga on seotud, kui mul on siin mitu eesmärki pandud, siis te saate valida, millisega on seotud, aga siin mul on praegu 1, siis ma panen linnukese siia. Ja milliseid partnereid ma soovin otsida või millise profiiliga partnerite juurde ma soovin minna. Et kui varasemalt aastaid tagasi oli eraldi taotlusvormis koht, kus saab panna partner, siis praegu ei pea partner olema valitud, aga siin saate kirjeldada, et kelle juurde tahate minna, et milline on see kooli profiil ideaalis, kuhu te soovite minna. Ja siis kõige lõpuks siis, kui on valitud saatev isik, näiteks töövarjutuse puhul, et siis kirjeldab põhjendus, et miks seda vaja on, näiteks kui on mingi tervisega mure või mingi muu põhjus, siis saate seda kirjeldada, et miks on vaja saatvat isikut. Nii. Siis jõuame eelarve juurde. Praegu ta näitab siis juba meie
ainuüksi meie sisestatud infopoolt näitab ära juba mõned eelarveread. Korraldustoetus, elamiskulude toetus, reisitoetust või pole, sest me pole reisiinfot veel pannud ja on pannud kaasamistoetuse ka automaatselt, sest me oleme märkinud, et meil on vähemate võimaluste osaleja ja sellega koos kaasneb siis automaatselt kaasamistoetus. Nii et kokku on mingis mõttes eelarve juba hakanud koonduma, aga nagu me näeme siit vasakult ka, siis meil on tegelikult eelarve osas mõned või tegelikult enamus lahtidel täitmata. Et võime ka siit järjest minna, näiteks valime reisi. Nii, ja siis mul on näha, et mul on seetõttu pole reis roheline ja ta ei arvesta eelarvet, mul on vahemik märkimata jäetud. Ja kui keegi küsib, et mis on erandlikult suurt reisikulude toetus, siis see ei ole mitte erandlikult suured või kallid lennukipiletid, vaid see on tõesti erandjuhtudel, näiteks kui te lähete õpirändele Islandile, mitte lihtsalt pealinna, vaid kuskile väga kaugele, kuhu on väga-väga kallis reisida, et siis sellisel juhul tasub see valida. Aga selle erandlikult suurte reisikulude osas tasub meiega võib-olla, kui te kaalute seda panna, siis tasub kindlasti meiega enam ühendust võtta, et räägime selle läbi. Et üldiselt seda ei ole võimalik kasutada, aga tõesti erandkorras. Ja valime siit vahemikku ja siis tekib siia kenasti ka reisitoetuse summa taha, ikka on siis ühikupõhine. Nüüd läks kenasti reisimistoetus ka roheliseks, liigun edasi elamiskulude toetusele ja siin ta küsib reisipäevasid. Nüüd, kui mul on siin näha kenasti, et ma panin projekti sees selle konkreetse õpirände kestuseks 5 päeva, ehk siis ma esmaspäevast reedeni olen konkreetse õpetaja juures, vaatan teda, kuidas tema teeb tööd enda klassis konkreetselt teemal, eks ole, õpetab, siis nüüd ma pean panema juurde reisipäevade arvu. Ehk siis, kui ma enda näites plaanisin 8 tundi bussiga sõita eelmise päeval kohale, pühapäeval, ja tulla tagasi laupäeval, siis reisipäevade arvuks on kokku 2, ehk siis pühapäeval reisin ja laupäeval reisin. Ma panen siia 2 ning kuna reisipäevade eest tuleb elamiskulude toetus, siis see juba natukene muutus. Edasi ma lähen keeletoa juurde ja siin tasub uurida või tasub mõelda sellele juba ette ära, mis keeles teie õpiränne toimub. Et üldiselt on see inglise keel, et see on siuke, ma olin siit inglise keele, et arvatavasti õpetajad lähevad kohale, räägivad enda kolleegidega inglise keeles ja tegelikult OLS-iks ehk siis Online Linguistics Support on selline keskkond, kus on võimalik siis keeleõpet siis saada tasuta Erasmus projektis osalejatel. Ja reegel on selline, et kui OLS-is on olemas inglise keel, kui OLS-is on olemas keel, mida saab seal õppida, siis teil ei ole õigus saada keeleõppetoetust. Inglise keel on seal olemas, samuti on olemas seal enamus Euroopa keeled, nii et tegelikult töövarguse puhul siis keeletoa toetus ei ole asjakohane, aga siiski me peame seda täitma. Et ma panen, et töövarguse osalejate arv oli 2 ja osalejate arv, kellele on OLS saadaval, on samuti 2, ehk siis 2 inimest on ja nad mõlemad saavad kasutada OLS-i, seega on keeletoe toetus 0. Keeletuge saab kasutada siis õppijate pikaajalise õpirände puhul. Nii, kenasti läks roheliseks, liigun edasi. Ettevalmistavad kohtumised. Ja nüüd peab mõtlema, et kui mul on töövarjutamine ja näiteks me ei ole kindel koolina, et kas see partner on ikka piisavalt hea, et kui meil on tõesti nagu üks võimalus õpirändel minna sinna, et olla ikka 100% kindel, et see keskkond pakub seda, mida me tahame õppida, siis me võime kaaluda teha ettevalmistava visiidi sinna. Siin on alati jälle kaalu koht, et äkki annab näiteks töötajate õpirände puhul need riskid maandada ka kohtumisedel veebis. Et õpilaste puhul, kui me saadame õpilasi, siis on natuke teine teema, et enne kui me saadame enda õpilased ikkagi teisse kooli, et siis on see ettevalmistav kohtumine
põhjendatud paremini, aga samas, kui teil on väga konkreetne põhjus, miks te tööarvutuse puhul tahate ikkagi kohale minna, et siis on kindlasti lubatud, aga siis põhjendada. Ma praegu panen, et üks õpetaja läheb, et näeksite, siis on 680 on see arv ja siin on ka kenasti välja toodud, et ühele kohtumisele, ühele ettevalmistavale kohtumisele saab minna 3 inimest just maksimaalselt. Aga ma praegu siiski panen see 0. Midagi peab sinna panema, sest kui te jätate tühjaks, siis ta ei lähe roheliseks. Ja kenasti mul siin roheliseks läinud, saan edasi liikuda. Nüüd on kaasamistoetus. Kuna ma märkisin, et üks õpetaja on vähemate võimalustega õpetaja või osaleja, siis automaatselt tuli mulle siia kaasamistoetus organisatsioonidele ja see on nüüd see tasu või see on see kuluallikas või see toetus, mida tegelikult siis kool saab kasutada selle jaoks, et seda konkreetset või tähendab, et seda osalejat siis õpirändel toetada. Kas on vaja näiteks eraldi psühholoogilist nõustamist ennem või on mingit eraldi abivahendit vaja. Kui sellest toetusest ei piisa, näiteks on vaja, ma ei oska keelda, eraldi hotellituba või eraldi transporti tema jaoks õpirändel, siis saab taotleda ka kaasamistoetust osalejatele. Sellisel juhul peab konkreetselt olema teada, mis on see summa, mis läheb tema abistamiseks vaja. Ütleme, et see on 450 €. Ja siin tasub siis tähele panna, et siis on juba konkreetne summa. Kui muidu on ühikupõhine, siis kaasamistoetuse puhul osalejatel tuleb siis seda hiljem ka siis kuludokumentidena tõestada. Ja siin siis kirjeldus, miks on vaja eraldi toetust osalejatele. Praegu panen selle 0, et seda ei oleks. Ja siis me jõuame, ja siis on meil tegelikult veel viimane asi, mis on erikulud. Ehk siis siin, kui ma olen pannud näiteks eriti suured reisikulud ja ma tõesti lähen Islandi kuskile kaugele otsa, et siis see tekib siia kenasti ja siis saab seda täita. Ja nii on tegelikult üks õpiränne sisestatud, aga nagu me näeme, siis lõpuni on natuke veel jäänud, et liigume siit edasi. Nagu ma lubasin, on kvaliteedistandardid kenasti toodud välja ka taotluskeskkonnas endas ja nendega tuleb tutvuda, läbi lugeda, kui te nende koduleheküljel veel pole teinud ja siis hiljem ka selle kohta kinnitada, et te olete need läbi lugenud ja te saate nendest aru. Kui teil on küsimusi kvaliteedistandardite kohta, siis palun pöörduge julgelt meie poole, vastame hea meelega. Ja peab olema ka nõus ka sellega, et kvaliteedistandardite jälgimist hinnatakse ka lõpparuande hindamiskriteeriumites. Et sellega peate olema nõustunud. Edasi, kui tundub, et nüüd on suur osa tehtud, siis tegelikult tuleb alles nüüd kõige tähtsam küsimus, et lõpuni ei ole palju jäänud, aga tuleb üks väga mahukas küsimus ja ma täitsa julgelt soovitan, kui te olete järjest seda õpirände taotlust nüüd täitnud, siis võib-olla isegi tasuks pea selgeks saamiseks isegi paus teha, võib-olla isegi järgmisel päeval jätkata, sellepärast, et nüüd tuleb küsimus, kolmas küsimus on see lõimimise kohta, mis on üks kõige tähtsamaid küsimusi siin, et kuidas te siis sellest kogemusest ja õpirändest üldse kuidas sellest kogemusest õpita ja kuidas teha nii, et sellest õpiks läbi asutusse igapäevatöösse rakendamise siis rohkem arvi inimesi. Ma lähen korraks siia, siin on see kenasti mul natuke lahti kirjutatud ka. Aga kõigepealt alustame sellest, et olles tutvunud kvaliteedistandarditega, te peate andma vastuse selle kohta, kuidas te ise neid siis enda õpirände projektis plaanite ellu viia, neid jälgida. Et siin on siis kõikide aluspõhimõtete kohta, et siin tuua täpselt välja, et mis siis on need tegevused, mida te siis teete, et saaks ka ekspert kenasti aru, et te olete neid, et te päriselt teete neid, et siin ei tasu, siin me aeg-ajalt näeme niisugust üldist teksti, et me ikkagi, et luuakse või
kirjeldatakse võimalusi, kuidas saab neid jälgida, aga kirjutage siin hästi täpselt, et mida teie enda selles projektis teete, et neid aluspõhimõtteid siis jälgida. Ja järgmiseks siis meeskonna jaotus, ülesanded selle sees. Ärge siin nimetage inimeste nimesid, vaid inimeste rolli, ametikohti ja kompetentse. Ja siis suur küsimus, väga kaalukas küsimus, et me oleme ka kommenteeritud taotlusvormi toonud selle kohta natuke tootavad laused ja abiküsimused, te saaksite seda veelgi paremini mõtestada. Ja seejärel asutuse sees info jagamine ja tulemuste ja info jagamine teistele organisatsioonidele avalikkusele just. Ja kõige lõpus avalik teavitus Euroopa Liidu vahendite rahastamise kohta. Et see on teie kohustus, et kui te saate positiivse vastuse, siis teil on vaja seda teha ning siin tasub väga konkreetselt juba läbi mõelda, et kuidas te seda teete. Et just. Seejärel on projekti kokkuvõte, et siin tõesti lühidalt tuua välja eelkirjeldatud info nii eesti keeles, inglise keeles ja projekti kokkuvõttes tasub vältida täiesti uute mõtete sissetoomist, et ikkagi keskenduge sellele, mis te just olete kirja pannud ja tehke sellest tõesti lühikokkuvõtte. Nii, ja jõuame lisadeni. Et taotlust esitada, tuleb teil laadida alla ja võtta siis allkiri asutuse juriidiliselt esindajalt. Ehk siis siin on võimalik allalaadida taotleja kinnitus on selle nimi, teise nimega inglise keeles siis DOH, Declaration on Honor. See on selline fail, mida te laete alla, mida te siis saate täita. Palun ärge pange sinna isikukoode. Seda on võimalik kas digiallkirjastada või siis printida välja ja panna sinna käega allkiri ja siis saate selle uuesti üles laadida. See peab olema kindlasti tehtud enne taotluse esitamist, et puhtalt sellepärast ei tasu jätta seda viimase hetkel taotluse tegemist, et mõnikord jääb see allkirja saamine asutuse juhilt viimase hetkele ja siis on meil kõigil pulss veidi kiirem viimasel päeval. Siin on võimalus lisada muid dokumente, aga tegelikult me lühiajalise õpirändeprojekti taotluse puhul me ei eelda, et te panete juurde sinna muid dokumente. Et kui teil tõesti on soovi panna näiteks asutus selgitav mingi lisadokument või kuskil tahate midagi juurde panna, siis te võite panna, aga tegelikult mõte on selles, et kõik info, mis teie selle taotluse kohta on, peaks mahtuma ikkagi ära kenasti taotlusvormi endasse. Et üldiselt jah, me ei oota siin mingit dokumente. Ja siis üldse mitte tähtis, vaid pigem väga oluline on lugeda läbi taotlemise tingimused. Et enne kui te hakkate meile esitama, enne kui te esitate juhi allkirjaga tohi meile kõik taotluse, siis tasub kindlasti tutvuda sellega, et tutvuda kõige selle reeglitega, et tingimused siis koosnevad Euroopa Liidu väärtustest, mis sai siis alguses mainitud. Siin on loetletud, kus kohas tulevad need väärtused, mis on need väärtused, mida tuleb tähele panna. Ja siis tuleb kinnitada, et te neid austate ja te saate ka aru, et neid rakendatakse hindamiskriteeriumites. Siin on tulnud juurde siis sanktsioonide ja piiravate meetmete osa, et siin on siis mõned piirangud seoses Venemaal tegutsevate asutustega või Venemaaga seotud olnud asutustega, et tasub see üle vaadata ja mõtestada läbi, et te saate kenasti nendele õigesti panna linnukesed, et oleks kõik asjakohane. Te kinnitate ka originaalsisu ja autorlust, et see on teie koostatud,
et ei ole maksnud kellegile teisele asutusele või mingit muud moodi hüvitanud kellegi teisele, et teie asutuse eest tehetakse taotlus. Isikukaitse, isikuandmete kaitse ja kinnitused ja esitamiseelne kontrollnimekiri. Et siin siis veel kord vaadata üle, et programmijuhendis kehtestatud miinimumnõuded on täidetud, kõik taotlusvormi väljad on täidetud, seda siis saab vaadata selle järgi, et teil oleks kõik kenasti rohelised. Mul on siin praegu lihtsalt jäänud mõned, aga kõik on kenasti roheline. Teie asutus on Eestis asutatud, et see puudutab rohkem täiskasvanuharidust. Ja siin, et teil on valitud õige agentuur, et kui te olete kogemata näpuveaga on valitud näiteks Hispaania agentuur, siis taotlus ei jõua meieni. Ja te olete valinud õige haridusvaldkonna. Et üldharidus puhul enamasti pole küsimust, täiskasvanu haridus puhul, kui on küsimus, siis saate pöörduda kolleeg Asse poole. Ja kui te olete need kõik ära teinud, siis tegelikult jääb veel ainult siin üle jagamise tutvustamine. Ehk siin, kui te näiteks soovite, ütleme, teie täidate ja soovite, et kolleeg vaataks üle selle, et kui teil on võimalus kas PDF-alle laadida või siis kui te näiteks meeskonnas teete seda, siis teil on võimalus jagada seda ka konkreetse isikuga, panete meiliaadressi, valite, mis on tema õigused. Kas ta saab muuta, kas ta saab ainult näha seda, esitada, kõik siuksed asjad. Et seda peab, ja kui te olete kõik ära täitnud, siis tegelikult sellele inimesele, kellega te soovite jagada, siis temale tuleb e-kiri selle infoga, et taotlust on temaga jagatud. Aga tasub siin igaks juhuks teha niimoodi, et kui te näiteks mõtlete või plaanite, et kaks inimest näiteks koos täidavad seda samal ajal, et siis tasub natuke tähelepanelik olla, et mõnikord on juhtud nii, et kui kaks inimest sama taotluse kallal töötavad, et siis võib olla erroreid, et see ei salvestu, et siis pigem ikkagi tasuks igaks juhuks seda varundada kuskil, või siis teha nii, et koos töötate, aga üks inimene siis töötab selle taotluseks, sisestab seda taotlust. Just ja nii ongi, ja kui kõik see on tehtud, näete, et on kenasti roheliselt, olete kindlad, et kõik on valmis, siis saate kenasti esitada. Et tõesti mõned taotlused on meil juba esitatud, et ma liiga vara võib-olla esitaks, et tasub jälgida meie veebiseminare, et meil nüüd 2 on toimunud ja meil on plaanis nüüd ka veel teha 2 sellist küsimused-vastused ringid, kus te saate siis avatud mikrofoniga meie käest küsimusi küsida. Kui olete sealmaal, et tundub, et no nüüd on kõik, et siis kui on tõesti veel väga palju aega, et siis te võite meie poole pöörduda, võime vaadata diagonaalis üle. Ja kui kõik on tehtud, õige aeg on käes, siis saate siin vajutada esita nuppu ja siis on teie õpirände taotlus meile teele läinud ja jääb loota ainult positiivset vastust. Et nii, just. Ma ütlen ette mainimalt ka ära juba, et kui nüüd kõik on teie poolt tehtud, on kenasti esitatud, et siis ei jää muud üle, kui meie poolt vastust oodata ja see vastusega läheb kindlasti aega, sest taotlejaid on meil palju ja tavaliselt on niimoodi, et me oleme senimaani proovinud ikkagi mai lõpuga need vastused kenasti teile saata. Et teeme endast parima, et need võimalikult vara tuleksid, aga et peate arvestama, et iga mõned kuud lähevad aega sellega. Mulle tundub, et ma jõudsin lõpuni ja mul on täpselt 3 minutit aega, et kas ma lõpetan praegu jagamise ja